raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head Vaba Sõna kuulajad. Mina olen saatejuht Anti Poolamets. Olen stuudios täna koos Evelin Poolametsaga. Oleme mõlemad Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed ja räägime teemadest läbi rahvuskonservatiivide vaatenurga. Ja täna tuleb jutuks valimisõiguse teemaline hääletus, põhiseaduse parandus, mis oli EKRE-le väga suur võit. Me räägime ministrite paikapanekust ja koalitsioonileppest ja ühel oma lemmikteemal ja väga olulisel teemal, mis puudutab Enefit Greeni börsilt äraviimist ja mis on selle taga. Ja ehk jõuame rääkida ka sellest, kuidas me käisime Paides tuugenite teemalisel rahvakoosolekul ja mis seal juhtus. Tervist, Evelin! Tere ka minu poolt! Aga ma räägin kõigepealt siis oma südamelt ära, mida ma tundsin kolmapäeval põhiseaduse muutmise hääletusel osalemisel. Et mul oli selline ajaloo tunne, sest üks minu siis esimene selline poliitiline suurem kampaania, mida ma tegin, kui ma Tartus tudengina käisin majast majja ja jagasin valimismaterjale, lendlehti ja tutvustasin kandidaate, oli seotud Eesti Kodanike Valimisliiduga. Et tookord ma küll ise veel enda kandidatuuri üles ei pandud, aga ikkagi 92. aastast võin ma lugeda ennast valimiskampaaniate korraldajaks. Kogemust nagu oleks võrreldes meie broileritega, kes on täna siin riigis võimul. Ja Eesti Kodaniku, kes mäletab teda ehk Toomepuu valimisliiduna, tema nimelt üks põhisõnum oligi see, et valimisõigus peab jääma Eesti kodanikele. Muidugi ta oli ka üldiselt kõige rahvuslikum partei tollel ajal, oluliselt rahvuslikum ja põhimõttelisem kui tolleaegne Isamaa valimisliit. Seda ma ka siis toetama läksin aga nagu näed, läks üle 32 aasta, et tegelikult see asi ellu viidaks, et olime vaprad, võitlesime ja nüüd on see tehtud. Aga selleks pidi paraku juhtuma midagi väga ränka nagu Ukrainas, et sellest meie koalitsiooniparteidele ei piisanud, et tegelikult oli vahepeal Tšetšeenia sõda 1999 kuni 2008, see nagu ei olnud midagi. Siis toimus Gruusia sõda, siis toimus Krimmi annekteerimine, sõda Donbassis, ehk siis sellest kõigest ei piisanud, pidi ka ikkagi see täiemahuline sõda algama enne kui Venemaa kodanikelt Eestis valimisõigus ära võtta. Läks ikka aega küll. Läks tõesti palju aega ja ma ütlen, et ma ei tahagi nagu, tähendab, mul on raske isegi uskuda, et see ongi nüüd juhtunud, et see ei olegi unenägu, see on täitunud, et lõpuks ometi on põhiseaduses sees, et valimistel, kohalikel valitsuste valimistel saavad osaleda ainult Eesti kodanikud. Ma ju nägin seda võitlust kõrvalt, isegi viimse hetkeni, kuna see vaidlus toimus just põhiseaduskomisjonis, mille liige ma olen, ja ma mäletan seda viimast hetke. Kõigepealt tuli Lauri Läänemets, siis oli Lauri Laats, üks on Keskerakonnast, teine sotsiaaldemokraatidest ja kuidas nemad vaidlesid vastu ja et nemad ei ole sellega nõus või tegelikult ma lähen veel ajas tagasi. Enne Lauri Läänemetsa tuli veel põhiseaduskomisjonis just Odinets oli see põhiline, kes vastu vaidles ja kui toimus see valitsuse muutus ja Odinets läks välja Riigikogust, siis tekkis selline tunne, et nüüd on võimalik, et muutub, et tõesti tuleb see meie EKRE versioon, puhas põhiseaduse muudatus, kus on valimisõigus ainult Eesti kodanikul. Aga tuli Madis Kallas,
tore Saaremaa poiss, ikka vahest ütleb õ-tähe asemel öö ja hakkab tema samasugust juttu rääkima nagu Odinets. Vaat sellisel hetkel ma tundsin, et käed vajuvad rippu. Lihtsalt, et ongi nagu võimatu, et tuleb Eesti poiss ja hakkab rääkima, et kuidas ikkagi Vene agressorriigi kodanikud ja mittekodanikud, kõik peavad nemad saama hääletada, et see on tegelikult raske viga olnud 32 aastat, sellepärast, et mäletame rahvahääletusel 92. aastal, kui hääletati põhiseadust, andis rahvas ühtlasi ka sõnumi, me tahame Riigikogu valimistel näha ainult Eesti kodanik. Ja tegelikult see esmane spinn ju tuligi niimoodi, hakkas ju pihta sellest, et agressorriigi kodanikelt tuleb võtta valimisõigus ära. Aga põhiseadusesse lähevad ju sisse mittekodanikud ehk hallipassimehed ja EKRE ei olnud sellega nõus. Juba hakati nagu näppu viibutama. Oi, kas teie siis ei taha Vene kodanikelt valimisõigust ära võtta? Oi, EKRE on niisugune ja naasugune. Ja teie jääte süüdi pärast, et Vene kodanikelt pole ära võetud. Käis suur mäng ja suur ähvardamine ja Isamaa oli sellega valmis kaasa minema. Aga me lõime jala maha, me ütlesid, et me ei karda, et meid putinistideks ka sõimatakse, te teete seda kogu aeg, et vanad kommunistid on ju meid sõimanud kogu aeg, need Reformierakonna omad. Me ütlesime, et ei tee nii, et te panete põhiseadusesse kirja, et mittekodanikel on ka valimisõigus, et olete peas sassis või aastakümneteks naelutate selle põhiseadusesse, oli nende plaan. Ja see asi nagu hakkaski nagu rappa minema, siis taheti panna veel sinna põhiseadusesse, Eesti põhiseadusesse, taheti panna veel NATO liikmesriikide kodanikud ja mingid veel mingite liitude kodanikud, kellel on siis õigus kohalikel omavalitsuste valimistel valida, et tõesti tekkis lootusetuse tunne, veel viimasel hetkel veel Madis Kallas seal keerutas, et ei tea ikkagi, ei saa nendelt mittekodanikelt hääleõigust ära võtta ja ma mäletan seda viimast hetke, kõik ülejäänud erakonnad, ma keskist ei räägi, et kuidas siis Reform pidas kõne, siis pidasin mina kõne, ütlesin, et praegust on see ajaaken, et kui me praegu seda ära ei tee, seda põhiseaduse muutmist selliselt, et ainult Eesti kodanikud saavad valida, ja siis seda olukorda ei pruugigi niipea tekkida. Ja Isamaga pidas kõne ja ikkagi ütlen veel, et päev enne hääletust ei olnud ju selgust. Ja sotsid olid viimased, kes mordusid ja tead, suur tänu sulle, sest kunagi pidasin mina seal suuri lahinguid normaalse loomuliku abielu kaitseks. Nii et Kaja Kallas peaaegu ronis mu laua peale lõhkuma, aga nüüd said sina võidelda seal samas komisjonis ülimalt tähtsa asja eest, ehk Eesti kodanike valimisõiguse eest. Ja huumor oligi selles, et meie ju läksime oma muudatusettepanekuga, et meie muudatusettepanek on selline, et ainult Eesti kodanikud saaks valida. Ja siis see hääletati maha. See hääletati nii Riigikogus maha, see hääletati ka põhiseaduskomisjonis maha. Läks, ma ei tea, kas nädal mööda, siis tulid nemad samasuguse muudatusega, selline trikitamine. Eks need olid EKRE hääled sellepärast, et seal on hästi kõrge lävend muutmiseks ja nad nägid, et EKRE hääled on hädavajalikud ja tõepoolest me ei oleks olnud nõus sellise pooliku lahendusega, et 10 000 hallipassi omanikud jäävad sisse ja me tegime tegelikult kompromissi. Oleme täpsed, et seal on sees loojangu klausel, et need mittekodanikud saavad veel sügisel valida hallipassi omanikud. Vene kodanikud ei saa juba sügisel valida, aga see oli siiski väga suur võit, sest nad tahtsid selle lausa põhiseadusesse lükata, et need jäävad, eks ole, kujutage ette, maailmas on igasuguseid mittekodanikke veel. Ja siin tegelikult tulebki see erinevus sisse, et meie olime selle poolt, et pikas plaanis jääks valimisõigus ainult Eesti kodanikele, aga Isamaa hakkas ka seal veiderdama umbes, et ei nendel valimistel juba ei tohiks valida ja need hallipassiga, et hakkas nagu mingit oma joru ajama, et tekkiski selline tunne, et nad rikuvad ära selle. Ja, oli oht, aga lihtsalt häälte numbrid loevad ka.
ja oli ka sotsidel võimalus, noh, kui ma mõtlen, piiri peal oli, kas nad oleksid saanud selle põhja ikkagi lasta, Evelin. Asi on selles, et nad kartsid, et nad kaotavad Eesti piirkonnades täielikult Eesti valijad ja nad olekski kaotanud, me oleks teinud sellist närvikõdi neile. Aga oligi tegelikult selline matemaatika, kuna põhiseaduse muudatuse, kiireloomulise muudatuse poolt peab olema 4/5 Riigikogu liikmetest. Ehk siis, kui on 20 vastu, peab 81 poolt olema ja kui me lugesime kokku kõik need Riigikogu liikmed, jätsime Keskerakonna kõrvale, tekkiski olukord, kus 2 sotsi oleks pidanud jääma kas tualetti luku taha või et oleks neil hommikul autorehvid tühjad olnud, et nad ei oleks tulnud valimistele, hääletustele, aga nad juba teatasid siis mingil hetkel, et nemad teevad nii, et nemad ei hääleta ühegi muudatusettepaneku poolt, aga nad hääletavad kiireloomulise menetluse poolt ja no nii oligi, et need muudatusettepanekute hääletused nõudsid ainult 2/3 häälte enamust ja see läks kenasti läbi ja noh, tõesti, me juubeldasime, me aplodeerisime ja keegi veel hulgas seal, et Riigikogus oli väga suur rõõm. Oli palju sellist võltsitud hulgamist ja teesklemist ja Keskerakonnast igasugused üle läinud ja kes vanasti Yana Toomiga olid, see ei ole väga veeniv, kui nad patriooti mängivad aga sotside puhul oli hirm, mis neid kannustas, et nad lõpuks konkurentsis Keskiga kukuvad täiesti välja, sest Kesk võtab kõik niikuinii Narva, Kohtla-Järve, Tallinna hääled ja nemad kaotavad viimased kohad Hiiumaal ja siis Võrumaal, et nad kustusid ära alles viimasel hetkel, et kuigi Vene oligarhi poeg Oleg Ossinovski Jevgeni Ossinovski võitles viimase hetkeni ja sõimas Eesti natsionaliste. Aga see näitab, kes on reeturid ja kes ei ole. Et see oli tohutu reetmine seal nende poolt, sotside poolt, et nad tegid ainult hirmus seda, et nad võitleksid edasi viimase hetkeni. No vaatame maapiirkondadesse näiteks, et kus on tuntud sotsiaaldemokraadid, et Võrus on Anti Haugas, on tubli sotsiaaldemokraat. Anti Allas, vabandust. Ja et on tubli sotsiaaldemokraat ja siis ma ei kujuta ette, mis näoga ta oma valijatele otsa vaatab. No igal juhul tegu on tehtud, õnnitlen inimesi, 32 aastat tuli oodata, et me jõuaks Läti tasemele, sest Läti ei lubanud seda mitte kunagi. Ei juhtunud midagi hullu, oli küll tõesti putinistide venemeelsete kriiskamist, aga lätlased jäid kindlaks. Lõpuks oli meil EKRE, kes meid suutis ometigi viia väärikusele ja Läti tasemele. Aga Evelin, teeme ühe väikese pausi ja läheme edasi uue valitsuse moodustamise teemaga. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, stuudios on Anti Evelin Poolamets, Lääne-Viru valitud Riigikogu liikmed ja muidugi läheme selle põneva teema juurde, kus on ka isikutest juttu ehk Vabariigi valitsuse uued ministrid ja uus programm. Tõsi, tegu oli kübaratrikiga, me võime kindlalt öelda, et nii ei tehta, sellepärast, et isegi kui vahetatakse mõni minister välja, siis ei peaks üksikute ministrite puhul minema siis kohe nagu uue valitsuse sildi all välja. Ei olnud ka nii Ratase valitsuse ajal, kui mõned EKRE ministrid vahetusid, aga kui terve erakond ära läheb, siis peaks olema ikkagi tõepoolest uus koalitsioonileping, aga ka uus valitsus, nii et peaminister lähebki Riigikogu ette ja võtab sellele valitsusele mandaadi, aga Reformierakond on neid trikke teinud ja teda see ei huvita, ma ütlen tal see riigiõiguslik pool ja head kombed on niikuinii rentslis.
jah, et ma arvan, et kõik meie kuulajad on ka juba saanud suutäie naerda. Minu meelest ei ole mitte kunagi varem olnud nii palju meeme ja huumorit valitsuse aadressil kui nüüd viimasel ajal. Ja Kristen Michal ise ju kommenteerib oma uut valitsust, et see erineb eelmisest nagu öö ja päev ja kui nad olid ka viimane kord meil seal infotunnis, samad näod, samad ministrid olid seal kohal, kes varasemaltki ja siis me läksime mööda ja naersimegi, et oi, et nagu öö ja päev, et ei tea, kas see eelmine oli päev ja see praegune on öö ja muidugi siin need uued ministrid ju tekitavad ka inimestes küsitavusi, Hendrik Terras, see nagu naertakse kui Jorn-Haadniel Kiirt, kes siis oma ruudulise pintsakuga hakkab siis virtsahti tudeerima. Aga ma just vaatasin, et need on kummalised manöövrid ja nende taga on poliitiline kalkulatsioon, et Eesti 200 ju hakkas lagunema. Seda pragusid oli näha ja kõik ootasid, millal see pauk käib, aga ilmselt nad said natuke õhku mõneks ajaks juurde, võib-olla siis lagunemisprotsess algab tegelikult pärast kohalikke valimisi. Nähtav lagunemisprotsess ära läks üks Riisalo, siis endine taristu või digiminister, see oli ka märk juba. Aga mis on kõige tuumakam, kõige suurem probleem Michali selle uue konglomeraadi osas on see, et ta võttis võimule partei, kes on täielikult kaotanud oma valijad. Kunagi enne Riigikogu valimisi oli Eesti 200 toetus 10%, siis väga täpselt e-valimiste ajaks oli ta ootamatult 15 midagi, praktiliselt kolmandiku võrra hüppas ja siis kadus ta jälle nagu tina tuhka. See toetus, see oli paljude jaoks anomaalia ja siis ta muudkui kukkus 6-le, 5-le, 4-le ja täna on ta 1,6 ja anda sellises olukorras, sellise usalduse puhul neile õigus ministrikohti juurde saada, Riigikogu esimehe koht, see on täielik tagurpidi loogika. See on tagurpidi loogika, aga proovime nüüd kujutada ennast ette tubli ja ambitsioonika Eesti 200 liikmena, et nagu näiteks kujuta ette, et sa oled Hendrik Terras, noor, ambitsioonikas, tahad teha karjääri, vaatad, et see erakonna reiting on mudas, mida hakkad mõtlema? Tähendab, see on keeruline, aga me kujutame ette, mida see Terras siis mõtles. Ta loomulikult mõtles, et oi, et nüüd tema läheb ära Reformierakonda, siis on tal võib-olla lootus saada järgmistel valimistel või mingi hea koht, et ikkagi olla jälle valitud, aga mida see oleks kaasa toonud, kui sa viitasid ka, et Eesti 200 hakkas lagunema ja tõesti, kui oleks Terras näiteks astunud Reformierakonda, ütled nägemist, oleks seal veel paar tükki astunud Reformierakonda, teine pool oleks kuhugi mujale laiali jooksnud, oleks jäänud Reformierakond ilma oma puudlita ja siis oleks keeruliseks läinud. Kui Eesti 200 oleks laiali läinud, oleks pidanud hakkama Reformierakond otsima omale erakonnaga, seda koalitsioonikaaslast ja nüüd, et ära hoida Eesti 200 lagunemine, tuli siis Terrasele anda ministrikoht, veel seal putitada kuskilt, et see nagu selline kosmeetiline, traagelniidid paistavad kaugele välja, aga mina näen, et Reformierakond proovis praegust seda laiali jooksvat Eesti 200 kokku traageldada. Ja kuritarvitada nii palju kui võimalik, et pigistada veel sellest 1,6% üks tilk välja ja no ei, ütleme alguses saati on ju see idee olnud, et Eesti 200 tuleb selleks Riigikokku, et Reformierakonna plaan ellu viia, seda on Ussar ju ise otse välja. Ja enne valimisi ta ütles, et kui meie tuleme Riigikokku, siis meie tagame selle, et Reformierakond saab takistusteta asju läbi viia. Selliseid abirattaid tehakse kõikide valimiste eel. Reformierakonnale ja järgmine abiratas on parempoolsed, kes on ka kliimahullud, kes on ikka päris ikkagi punased. Sest tegelikult tundubki, kui väikse nagu ajanihkega tagasi vaadata, et see oligi nagu kriitiline hetk, et hakkas juba nii palju lagunema, kuigi
Reformi valitsusele ei olnud see hea hetk valitsust muuta, sest oli ju põhiseaduse muutmise hääletus tulemas ja oligi karta, et solvunud sotsid hääletavad vastu, aga noh... Eks oligi mängurlus Reformi poolt ka põhiseaduse teemal, et vahepeal olid juba sotsid mõnevõrra pehmemad ja et nad võtsid päris suuri riske, et nad riskid tähendasid seda, et nad olid valmis ka põhiseaduse hääletuse põhja laskma kui vaja. Peasi, et saaks omale mingisuguse tegelase sinna valitsusse. Ja mainimata ei saa jätta ka teist Eesti 200 ambitsioonikat, ma ei tea, kuivõrd juhtfiguur, Igor Tarot. Aga nende probleem on, et nad olid juhtfiguurid, aga neid näiteks Hussarit ja teda ei valita isegi juhtkonda enam. Jah, Eesti 200 juhtkonda, isegi nende oma... Sisevalimine on neile juba hinde andnud, aga jälle mõtlen selle Igor Taro peale. No Anti, sina ju isegi kommenteerisid tema tausta seal Riigikogu puldis, räägi ka meie kuulajatele lähemalt. No muidugi, kui meil on siseministriks trüginud Moskva Lomonossovi nimelise ülikooli taustaga tegelane, kellel on kodukeel vene keel, siis see on ikka väga suure küsimärgiga. Ja teine asi, veel hullem asi, ta ütles, et nagu vabanduseks kohe nähvas, et kui küsiti, et te olete ju Moskvas lõpetanud, siis Putin oli siis teissugune, Venemaa oli teissugune. Aga ta nagu kiitis, ta nagu ütles, et Putin oli nii hea, et tema võis minna Venemaale õppima, sest Venemaa oli teine, Putin oli tore, aga mis samal ajal toimus? Samal ajal toimus see, et toimus teine Tšetšeenia sõda juba, 1999 toimusid Venemaal jõhkrad elumajad õhku laskmiseks, mille osas uurijad, iseseisvad uurijad näitavad väga sirgelt Putini ja FSB juhtkonna peale, mis minu hinnangul on väga tõenäoline, et tehti provokatsioon, lasti 300 oma inimest une pealt õhku, et saada ettekääne teiseks Tšetšeenia sõjaks, aga siis, kui Taro sinna õppima läks 2002. aasta paiku, siis Tšetšeenia sõda, metsikused olid kõik ära toimunud. Et huvitav, et see ei tule nagu kellegile meelde, et isegi Krimm ei mõjunud, Tšetšeenia sõda ei mõjunud, see oli nii metsik, sadistlik hävitustöö seal ja Putin oli tema arvates teissugune, et minu mõelest, kas ta on laps inimene, selles mõttes te ei saa millestki aru, minu meelest see lapsus on tal ka olemas, sest näiteks kõik Ukraina sõja analüüsid olid sellised kilked, et kohe on Vene armee hävitatud. Aga see tegelikult, kui võib öelda, et on lapse mõistusega, aga kui jälle panna teise mustrisse, sa mõtled, et nagu agent käitub, on ju. Kõigepealt rahustab maha, kohe saab Venemaa lüüa. Mida see tekitab? See tekitab sellise tunde, et me ei pea valvsad olema. Venemaa saab kohe lüüa, vähemalt aasta aega ketras Igor Taro seda plaati, et kohe on raketid otsas, kohe on sõdurid otsas, et ärge muretsege. Just kui selline tunne, et uinutas. No ühesõnaga täiesti karikatuurne analüüs. Ja veel, et mida mina olen tähele pannud, et aegalt ju me näeme seda vaba õhkkonda, võib-olla mis kõik ei tulegi inimestele kaamera ette, siis kui on tal võimalus, ta nagu jälle meenutab mulle Oskar Lutsu tegelasest seda Jorn Aadniel Kiirt, kes siis vahepeal peenikese häälega kuskilt saali tagant nurgast jälle hõigub Kremli jutupunktid. Ja. No mulle tuli kohe sellega seoses meelde, kuidas sa tegid neile sama tagasi, et kui sinult küsiti, Hannah Lahe küsis sult, et kas kliimasoojenemine ei olegi julgeoleku probleem ja siis see vastus oli päris hea, et aga te levitate Vene jutupunkte, kui te ei taha kaitsetööstust arendada, siis nad kiunatasid, et nad on sellist labas, nad natukene, sa tegid nagu neile seda sama korraks vastu, aga see on ka õige tegelikult. Kaitsetööstuse vastane või kaitsevõime vastasest võitlust on ju Reformierakond pidanud 2000ndate algusest, kui nad hakkasid ajateenistuse vastu võitlema. Seda peab ka meeles pidama, et siis nad ajasid Putini jutupunkte, et Eestis oleks ainult 1000 Rambot professionaalset sõdurit, ehk meil oleks 40 000 väiksem armee, kui nemad oleks tahtmise saanud. See oli Putini jutupunkt. No aga ongi ju Putini jutupunkt öelda, et teate, et ärge investeerige kaitsevõimesse, investeerige
tuulikutesse. Tegelikult Kaja Kallas ajas mulle samasugust juttu, ütles, et näete, päikest ja tuult Putin ära võtta ei saa, aga näed, kui meil oleks see kütus peaks tulema kuskilt imporditama, just tõi veel näite, et miks meil elektriautosid on vaja. Siis ma mõtlen, kallis inimene, kas sa mõtled, et me hakkame elektritankidega võitlema, et õhk oleks puhas? Ja igal juhul see oli realistlik valik, et tegelikult tõmbas Eesti 200 taset veel alla, sest see Jorha Adniel Kiire laadi Henrik Terras lihtsalt ei tööta ja samal ajal oli neil võimalus sinna kedagi teist panna, näiteks Kuldar Leis, kui vaatasin tema tausta, siis Reformikas, ta on töötanud toiduainetööstuses päris kaua, küll on rahanduse krediidi lõpetanud inimene, aga ikkagi aastaid toiduainete tööstuse juhtkonnas mingisugune teadmine Eesti toidutööstusest ikkagi oli olemas, nad panid hoopis Terrase. Miks sellisele kohale, see lihtsalt läks nagu naeruväärseks. Aga ma tahaksin ühe asja veel sult küsida, et Joller versus Riisalo, et ei ole vahepeal üldse märganud Riigikogu kuluaarides, et Riisalo oleks nagu nii hammasrataste vahele jäänud. See on kummaline, et miks nad Jolleri sinna panid. Ainuke argument on see, et Terras ja Taro ei tunduks nii lollid, et siis Joller kolmekesi nad kuidagi seda ütleme rünnakut, võib-olla meediarünnakut ka siis jagaks kolme peale, aga ka ma ütlen, olen kuulanud ka teisi neid analüüsivaid raadiosaateid, kus samuti saatejuhid on kimbatuses, et miks selline minister või et Terras, miks selline minister, aga vahest peab ka vaatama, et kes on nende asendusliikmed, näiteks võtame kultuuriministrit Heidi Purgat, suhteliselt tühi koht, aga miks ta seal paigal niimoodi vaikselt on? Sellepärast, et Valdo Randpere on tema asendusliige, et kui Heidi Purga tuleks Riigikokku, peaks Valdo Randpere sinna Rootsi tagasi minema või kust päris on? Kust ta tulnud on sinna tagasi. Ei, tal on kaksikkodakondsus, et sellepärast võib ta mitmele poole minna. Aga jah, ma ütleks, et Joller oli minu meelest väga halb valik, sest väga paljud inimesed on väga vihased tema peale sundsüstimise kuningannana, päris paljud said tervisekahjustusi. Muide ma just täna, kui me saadet lindistame, lähen kohtuma ühe leedulasega, kes on elukutselt arst, Leedu parlamendi liige ja meil on olemas Riigikogus vaktsiinijärgsete tervisekahjustuste uurimise toetusrühm, et me tahame teada, mis tegelikult toimus ja tuleb kogu aeg ehmatavat infot välja ja tuletan meelde, kui palju võitlust sai peetud sundsüstimise vastu ja Karmen Joller on ju vahepeal olnud täiesti hull oma selle vaktsiini propagandaga, et mäletan, mingid tipphetked tekitasid lausa õõva, et esiteks ei pidanud koroona vastu lapsed ennast süstima ja ta ütles selle peale, et lapsi võib ka süstida ilma vanemate nõusolekuta ja mäletan, et olid koolides ja propaganda need plakatid, kus oli kirjas, et saad mingi iPhone'i või mingi preemia saad selles, kui lähed vaktsineerima. Ja lapsevanemad pöördusid meie poole, kes rääkisid, kuidas ta ähvardas seal ja sõimas ja räuskas, aga täna on ka nii-öelda ametliku teaduse tasemel täiesti selge, seda ütles isegi Teaduste Akadeemia president, kes on siis ju nii-öelda siis immuunsusuurija ja sellise valdkonna tippspetsialist ütles, et laste vaktsineerimine oli põhimõtteliselt mitte vajalik, pigem viga. Igal juhul see teema ei ole veel ammendatud, sest me arvan, et me käime neid ministri nimesid veel järgmisteski saadetes läbi, sest Reform tegi kavala lükke, et ta saaks hästi kaua eetrit ja meediat kohale meelitades, ütles, et läbirääkimised käivad veel pikalt uue koalitsioonileppega, et siis aeg-ajalt teatatakse, et tulge jälle pressikonverentsile, meil on teile eriti huvitav uudis. Aga koalitsioonileping oli lahja, muidugi on seal maksuküür,
mis lööb maksuküüri kaotamine jätkuvalt sees, mis lööb riigieelarve tugevalt sassi ja hakkab siis kõrgepalgalisemaid toetama, kuigi häda on ju teistel tegelikult. Siis tuuleparkide need hääletused raha väljajagamised õieti siis peavad tulema. Ühe positiivse asja märgin ka ära, et kriisivalmiduse koolitus vabatahtlikutele loodusõnnetuse, rünnaku või tervisekriisi korral. No ma olen ise seda igal pool korratanud, et me peame rohkem pakkuma võimalusi vabatahtlikele, aga see on tulnud kuskilt ametnike kaudu, et suures nagu Poriloigus oli ka üks väike kuiv koht, võiks öelda, kui vaadata nende koalitsioonilepingut. Tõhus asjaajamine, mida nad räägivad, see tähendab tegelikult seda, et eurobürokraatiale, seda nad ei murra. See tähendab seda, et tuuleparkidele tahetakse võtta neid regulatsioone ja nõudmisi vähemaks, et tõhus asjaajamine, et läbi dokumendi sisse saad igasuguse keskkonnamõju hinnanguta omal selle ehitusloa kätte. Ma arvan, et nii läheb. Väga tabav, aga Evelin, teeme veel ühe pausi enne, kui me räägimegi tuuleparkidest järjekordselt. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et täna on stuudios Anti Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed ja lähemegi siis selle viimase elektriteema juurde. Esiteks me käisime jälle ühel tuulelahingul Paides, Paide teatri- ja muusikamajas, kus oli väga palju rahvast, oma 150 inimest. See oli vabatahtlike korraldatud üritus, mina osalesin seal jutupaneelis, mis kestis 2 tundi, kuna ma pidin siis ära minema, Evelin, sina tulid nüüd veel asendama, et siis oli tohutu huvi inimeste poolt ja tüüpiline koosolek, et inimesed olid nagu vihased selle tõttu, et neid petetakse, et neist üle rullitakse, neile valetatakse ja positiivse poole pealt, et Järva vallavanem sai seal uhkeldada, et meie panime oma planeeringut siin seisma, et tegelikult kohalik võim on siin ja seal ka siis vastu hakanud, nii nagu sina ees näitasid Vinni vallas. Jah, et ka Kose vallavolikogu võiks kiita, et ka nemad panid selle asja pausile, arvatavasti võib juhtuda ka nii, et arendaja ei ole sellega nõus ja kaebab ka nemad kohtusse, nii nagu ta on Vinni valla kaevanud. Juba ongi tulnud nende peale kaebus. Ja tullakse meie enda rahaga nii-öelda meie käsi väänama ja aga kui vaadata inimeste nagu sellist arenemist, et alguses ju arvati tõesti, et tuulepargid või tuuletööstus toob odavama elektri. No ei ole tulnud. On siin mõned tuuletööstused käima pandud, elekter on ikka kallis ja öeldakse, et kui liiga palju seda tuult ja päikest on, siis ei toodeta ka. Inimesed juba märkavad, et tuulise ilmaga ainult mõni tuulik töötab, ülejäänud on tuulest välja pööratud. Öeldaksegi, et saab mõni protsent elektrit sellel ajal, aga mõelge, kui need hiiglaslikud pargid seisavadki 4 päeva järjest, sest tuult ei ole. Kus te selle saate, kas päikesepaneelidest südatalvel? Ei, isegi niimoodi on, et kui mõtled, et nüüd tuul puhub, et nüüd võiks hind odav olla, aga ei, nad ei tooda siis, kui hind odav on. Tuulikud on ära pööratud elektrist, et üle tootmist ei oleks tuulerikkal ajal ja siin on ka üks teine huvitav olukord tekkinud, et Enefit Green, mis pidi olema superbörsi ettevõtte, inimesed ostsid aktsiate eest saadud rahas eest ehitati suur tuuletööstus ja nüüd on vesi ahjus. Nüüd enam nii jätkata ei saa, nüüd juba räägitakse, et tuleb jälle taas riigistada ja mina hakkasin tundma huvi, et mis siis see probleem on, miks siis hakatakse nüüd kibekähku 40%
kõrgema hinnaga neid aktsiaid turult tagasi ostma ja vaatan seda õnnetud Enefit Greeni aktsiat, see on järjest kukkunud järjest ja Tureiko, kes seda siis Eesti Energialt juhib, Andrus Tureiko. Juhatuse esimees. Ta on juhatuse Eesti Energia juht ja seegi nagu räägib väga vastuolulist juttu, et ühest küljest justkui on tore, kui tuul puhub, aga teisest küljest tuleb välja, et kui tuul puhub ja elektrit on, mida pargist toota, keegi ei osta. Soomes ei saa, Soomes nad juba hakkavad oma parki müüma, otsivad pargile ostjat, suur hulk rahva raha ka, taastuva energia tasu on sinna alla pandud, et Soome ehitada need tuulikud ja nüüd on see müügis, sest keegi ei osta. Aga see, et Enefit Green tuli börsilt ära, siis äkki sa selgitad kuulajale, et tegelikult nad ajavad äri hoopis kaugel, hoopis Leedus, eks. Neil on see tundmatu nimega tuulepark seal ja lõpuks rahva raha eest aetakse seda äri. Jah, aga nad on nagu targaks saanud, et sa ei saa oma energiat müüa või energiaportfelli niimoodi üles ehitada, et sa ainult ehitad selle tuuleenergia või päikese peale, sest tootja, tarbija tahab elektrit saada 24/7, mitte nii, et okei, täna tuul puhub, ma toodan ja nüüd siis avastavad nagu Ameerika, et Soomes on ammu nii. Soomes on ammu tehtud nii, et energiaportfellis on nii juhitavad võimsused, on tuuma, on gaas, ja juurde tuleb siis veel tuul ja päike, ja siis on kliendid, kes on harjunud iga hetk elektrit tarbima ja elektrit ostma, aga siis, kui keegi seal aeg-ajalt püüab sinna tuult vahele toppida, ei ole selleks enam turgu. Ja siin täiesti selline skisofreeniline olukord, et vaatamata sellele, et meil siin on tuuleenergiasse nii palju investeeritud, võimsuste järgi peaks justkui tuult kõigile energiat jätkuma, räägitakse, et me ei saa toota, kui tuult liiga palju puhub, aga veel väike nagu tarkuse tera hakkab tulema. Tureiko andis päris huvitava intervjuu. Mulle tundus, et on mingi valgustus toimunud. Inimene hakkas rääkima juhitavatest võimsustest. Ma ei tea, väga tore. Eesti Energia juht räägib juhitavatest võimsustest. Tere tulemast normaalsusesse. Jah, tõepoolest, meil on vaja juhitavaid võimsusi. Jah, meil on vaja juhitavaid võimsusi, sest kõik see asi läheb rappa, kui me paneme juhu elektrile kõik, et nagu öeldud, et kui on 5 tuulevaikset päeva, mida päriselt ongi ja me näeme, et ka Väike-Maarja vallas, kus on mõned madalad tuulikud, need seisavad pahatihti, mitte midagi ei toimu. Küsimus on selles, et kust saada siis elekter, eks ole, et ega siis põlevkivijaamad ei ole sellised, et vajutad nuppu ja nüüd nad tahavad veel gaasijaamadesse investeerida tohutuid summasid ja see on ühesõnaga kaos, mida nad ei manageeri ära ja see kaos läheb meile kohutavalt palju maksma. See on üks vaesu riigi allakäigu põhjus, majanduse allakäigu põhjus, et seda raha läheb igale poole, samal ajal proovida nagu Ukrainasse 100 miljoneid panna, samal ajal proovida kaitsevõimet kasvatada jälle 100 miljonit kaitsetööstusesse ja siis veel kuskilt peab tulema 2,6 miljardit, mis kulutatakse 15-20 aastaga tuugenitööstusele merel, 200 miljonit maal. Need on kohutavad summad, lihtsalt ei klaari ära, see on täielik kaose loomine, vaba langemis majanduse viimine. Ja mina ka Paides tähele panin, et inimesed on need 2 valet läbi nägemas, mitte veel kõik, et tuuleenergia või see juhuslik energia, esiteks see ei ole odav, teiseks see ei ole roheline ega loodust säästev, need tuugenid ju planeeritakse keset metsa looduskaitsealadele, rohevõrgustikele, et need ei ole soodsad ja seal ka inimesed tahavad teada, mida siis teha. Väga lihtne, mitte nüüd väga lihtne, aga teostatav on see, et kuna need planeeringud peavad tulema läbi volikogude, siis on hästi oluline, et volikogudes
oleks inimesed, kes on kindlalt tuulikute vastu ja varsti ongi valimised tulemas ja ongi see võimalus muutust teha, minna kas ise kandideerima, teha valimisliit, et jumala pärast sinna volikokku ei satuks lollid, kes hakkavad neid tuuleenergiaid lubama vallamaale. Ja toome Vinni valla näite, 4 EKRE häälega lükkasite te tagasi 4 detailplaneeringut, teised lihtsalt ei hääletanud ja nii on ka võimalik, et inimesed minge valima, andke oma hääl tuugenitööstuse ja juhuelektri vastu. See ei ole enam maa volikogudes sugugi kaugel, see tuleb lihtsalt õue peale 29 omavalitsuses, kusjuures osade omavalitsuste tuulikud mõjutavad ka neid, kuhu justkui ei tuleks, sest nad on täpselt samamoodi paari kilomeetri kaugusel, see on seal Tammsalu kandis, täpselt niimoodi, see on mitmel Järva valla piiril niimoodi ja tuleb kuni Valgamaani välja neid tuulikuid. Sest praegust on jälle see sama ajahetk, et kui me ei luba neid praegu, kui me saame ära hoida, ma näen, et juba Eesti Energias see hullus, see tuuliku hullus juba vaikselt laguneb, et nad saavad aru, et nende tuulikutega ju kaugele ei purjetata, eriti kui nad on veel kahjumlikult planeeritud, et oleks nad liinide lähedal, võrkude lähedal, ühenduste lähedal, aga nad on nii kaugel taga metsades, et need on väga kallid ja kui me praegu selle suudame ära hoida, siis me säästame oma elukeskkonna oma lastele ja lastelastele, isegi linnainimesi puudutab see. Ja kõigile soovitan lugeda sinu artiklit, mis oli põhjalik viidetega, hästi argumenteeritud ja ilmus Postimehes ja levib muidugi Uutes uudistes ja levib ka sotsiaalmeediagruppides. Ja lisainfoks soovitan vägagi neid tuulikukriitilisi sotsiaalmeediagruppe sõbraks panna, seal on väga kvaliteetset informatsiooni. Jah, et minu artikli pealkiri on, et tõmbame ka maismaa tuulikutele pidurit, et teeme nii. Ja teeme nii, suur tänu Evelin, stuudios olid Anti ja Evelin Poolamets, rahvuskonservatiivsed Riigikogu liikmed, me kohtume jälle nädala pärast, ikka laupäeviti kell 12, Viru Treeraadio sagedusel ja muidugi ka Uutes uudistes meie saade ja samuti leiate internetist vaba sõna järgi. Kuulmiseni. Aitäh kuulamast ja ilusat kevadet. Te kuulasite raadiosaadet Vaba sõna. Järelkuulamine treeraadio.ee ja uueduudised.ee.